vägev tunne, et meil said toolid täis ja ülevalt korruselt toolid alla toodud ja üles ei jäänudki enam toole alles, nii et järgmine ring hakkame sealtpoolt maja otsima või diivaneid tooma. Aga väiksemad saavad siiapoole kaistuda ja nüüd on, näete, meil on siin Helitehnikaameti sein, te ju kuulete mind, eks ole? Kõva hääl kuulete hästi. Et Helitehnika on ametis, üks mikrofon ei tahtnud veel tööle hakata, nii et see aeg, kui nüüd see mikrofon tahab tööle hakata, siis minul vaja ära täita. Et on siis hea meel mul tõdeda, et täna on jälle üks tore päev, kui siin majas on esietendus. Ja ma ei oska tõesti kokku lugeda mitmes esietendus. Ja on 30. sain täis aastal 2008 ja peale seda on veel peale tulnud. Meil etendusi on palju. Ja eks ma siis räägin natukene sellest algusest teile, kuna ma ikkagi räägin siin nii kaua kui. Ja kui mikrofon ei saa tööle, siis kuulategi. Aga esimene näide, mis siin toimus, oli siis aastal 2002. Ja see oli emadepäeva puhul ja see oli ülemisel korrusel mängiti ja pealkiri oli, kuidas kassipoeg oma ema otsis ja kassipoega mängis meil Deivi Aljaste. Ema unustas ära, kuidas kassimoodi küsitakse süüa ja siis ta käis ringi ja õppis kassimoodi rääkima, lõpuks leidis oma ema ka üles ja siis olid meil veel sellised tegelased siin nagu Jänkuema, kes oli Janett Rego ja Ora, kes oli Tiina Asten ja Jänkulapsed, Kaidi Soodalu ja Anna-Liisa Soodalu on tuttavad nimed. Vaat sellised lapsed olid, nad olid päris väikesed, kes siis alustasid. Järgmine etendus oli juba augustis samal aastal ja see oli Puhk ja Vesilinnukesed, aga üks asi veel. Selle Jänkupoja ema otsimiste ajal oli meil veel ka teine etendus. Kas sa Kärolin mäletad, mis etendus see oli? See oli selline etendus kingitus emale, kus üks väike tüdruk ei teatud, mida oma emale kinkida emadepäevaks. Nad ei olnud mitte midagi kinkida. Ja siis lõpuks ta mõtles välja, et kinkis emale selle ja koristas oma toa ära. Ja seda väikest tüdrukut mängis meil Kärolin. Ja ema mängis Mari-Liis Õlas. Tuleb meelde? No vaikselt tuleb meelde. Vaat see oli siis esimene aasta. Et ma jagasime ära, et kõik ei mahtunud sinna Jänkupoja näidendused, suuremad tegid veel oma juhuviksesest. Aga siis suvel oli meil jah, meil päev siin oli Puhk ja Vesilinnukesed ja siis me tegime juba novembris uue näidendi, siis oli meil sketši kavareis ümber maailma, kus 4 tüdrukut Janett, Kätlin, Deivi ja Kristel käisid ümber maailma reisil, mida nad sellel reisil kõik nägid. Ja siis oli jah selliseid vahvaid anekdoote, mida me siis lavastasime. Nii, nüüd tuleb mul aasta 2003 ja siin on selline näidek nagu Pöialpoisike ja 7 lumivalged. Ja siis ka Punamütsikesed. Ja jälle ma saan Kärolini otsa vaadata, sellepärast, et Kärolin mängis meil sellist punamütsikest, kes oli selline mõttetu tibi, et hunt lõpuks põgenes ta eest. Tuleb ette. Kuule, sul on nii vinge kasukas, kuule, palju maksis, ma ostan ära. Või siis hunt ütles, et kuule, tahan ma näida sulle oma hambaid. Siis Kärolin ütles, mida ma vanaema hambaid näeksid. Et need maksid, ma ei mäleta, mitu suurt täis. Nii et see oli siis selline lugu. Ja see oli 2003. Ja jõuluks tuli näide, kuidas Kiku ja Kati jõuluvana otsisid. Ja jõuluvana otsisid meil Kristel ja Janett ja kõik teised olid kuusekesed jõuluinkid ja päkapikud. Aga siis edasi tuli meil 2 Meeri Popis. Ja esimene Meeri Popis oli meil Kaie Lehiste. Ja oli meil seal selline kuri tegelane nagu Mrs. Andrew. Ja jälle ma vaatan Kärolini otsa, sellepärast, et tema oli meil Mrs. Andrew. Mäletad seda? Aga siis, ja vot seda ei mäleta mina, äkki mäletad sina, Kärolin, miks me selle ümber vahetasime, aga järgmine kord, kui me Meeri Popitsit tegime, siis oli meil Kärolin Meeri Popits. Tõenäoliselt sellepärast, et see Meeri Popits meil juba laulis, esimene ei laul. Ja see laulis ja siis oli Kaie, mis siis tähendab. Ja minul oli see austav ülesanne, me läksime Mäetasuse rahvamajja esinema ja Krista ei saanud kaasa tulla, aga Meeri Popits pidi laulma. Ja süntesaatoril Krista mängis meil saadet. Ja siis Krista mängis
uksele sinna sisse mälusse, siis mina tulin tähtis nagu peas, ütlen, kas aega, sa tegid nägu, et mina, kes sõitsin mängu. Aga tegelikult siis oli mälus sees ja kõik sai siis mängitud ja esinesime ka väärdatusel. Vot see ongi nüüd see Meeri Poppins 2. 2006 oli meil Karupoeg Puhk näiteks ja Karupoega mängis Janett Rego. Ja 2007 oli meil näidend Kratilood ja siin on nüüd Piret, kelle tütar meil mängis, kas sa mäletad keda? Mardus. Ja Mardus pidi kriiskama koleda häälega, aga Kaidi armas laps oli nõus kõike kaasa tegema, aga mitte kriiskama. Ja siis oli minu roll lava tagasi, kui see kriiskamise koht oli, siis mina kriiskasin. Ja Kaidi siis tegi nägu, nagu oleks tema seda häält teinud. Jah, siis on meil siin veel mõmmisid igasuguseid ja jõulunäidendeid, aga 2008 on siis näidend, mille kavalehte on ka seal võimalik laua peal näha ja see oli Kes päästab koletamise. Ja see näidend oli ikka päris selline suur ettevõtmine meil ja meil oli väga palju osatäitjaid ja selle näidendiga me käisime esinemas ka Sakka rahvamajas. Aga see näidend ei olnud meil siis veel päris valmis, me esitasime ainult pool sellest. Ja oli seal Sakka rahvamajas külaliseks Üllar Saaremäe siis, kes vaatas meie etendust ja jagas meile nõuandeid. Ja tol ajal, kes meil kaasas olid, kõik väga kõrgelt hindasid seda ja jätsid kenasti meelde, mida Üllar siis meile rääkis, et kuidas paremini mängida. Ja nii naljakas, kui see ka ei ole, aga ka selle etendusega, mida te täna näete, on Üllar Saaremäe vist. Sellepärast, et laupäeval käisime me, osa meist käis Ida-Virumaa näitemängu õppepäeva Laseri rahvamajas, kus oli jälle Üllar Saaremäe ja kus me siis näitisime ette katkendi sellest näidendust. See on see katkend, kus tuleb Voldemar, jätke meelde. Ja siis Üllar tegi meile 40 minutit seal päris tublit tööd meiega ja lasi meil ikka mitu korda edasi ja tagasi käia ja näitas, kuidas parem oleks ja päris vahva oli ja väga nauditav ise. Aga siis nüüd edasi juba peale seda koletise lugusid hakkavad tulemagi need näidendid, kus mängisvad nüüd need, keda me täna juba laval ka näete, sellepärast et meil oli siis Limba ja Merel, näiteks Janette ja Nelle olid osatäitjad. Ja olid meil ka väikesed padjatipud seal, kes on siin täna laval. Siis tuli meil veel Rapuntsel ja siis tuli printsess Hernel ja siis tuli meil Põhjakonn ja Vahvarätsel. Ja Ain, kas sa oled nüüd valmis? Jah. Nii et täna siis on naksitralli. Ja kohe saame hakata naksitralli vaatama, sellepärast et tundub, et minu pikk jutt on nüüd lõppenud. Aga mis ma siis teile ütlen, et mina siin nüüd esinejana räägin, mis me kõik teinud oleme, siis kõik see aeg oleme me tegelikult teinud just selle sama abiväega, et Krista on alati õpetanud laulud ja Ain on meil olnud alati helitehnik ja niimoodi kolmekesi oleme siis meie siis need üritanud siis laulusi õpetada. Ja, nii et alates 2002 helitehnikat siis veel ei olnud, aga siis Ain selle muretses ja tema meil alati seal pildis olnud. Ja ma arvan, et mis siis ikka pikk jutt, et ega jutt, et hakkame siis vaatama ja nüüd on asi sedamoodi, et ma loodan panna selle käima siin selle masina, et siis tulevikus saab võib-olla näidata, mida me siin tegime, kui ma näiteks pensionile hakkan minema ja siis ma enam ei räägi, vaid siis ma näitan. Aga võt seal laua pealt pärast pooles võite vaadata, seal on väga paljude meie laste ettenähtud stsenaariumid. Et panime need sinna laua peale ja Carolinil on kindlasti näiteks huvitav vaadata kindlasti oma rolle üles, aga ka teistel, kes on siin käinud ja etendusi näinud.